See on Raadio 2. Tere, kallid Raadio 2 kuulajad! Taas on kätte jõudnud pühapäev ja aeg võtta ette väike audiorännak vaimsuse radadel. Mina olen Ingrid Peek ja algab saade Hallo Kosmos, kus me vestleme mõne huvitava, erilise ehk pisut teist laadi maailmanägemuse või tunnetusega saatekülalisega kõikvõimalikel põnevatel ja kohati ka müstilistel teemadel, mis puudutavad meie elu, maailma, universumit, inimeseks olemise valu ja võlu, ehk siis kiikame nii sise- kui väliskosmosesse, kuidas kunagi. Eelmisel nädalal oli minu külaliseks tuntud anomaalsete nähtuste uurija Igor Volke, kellega me rääkisime pärast saadet veel ka natukene Eesti oma Roswellist, ehk siis Merivälja UFO juhtumist. Ja seda lõiku saate nüüd kuulata Hallo Kosmose kodulehelt, Raadio 2 kodukalt www.r2.ee, nii et kellel huvi Eesti suurima UFO juhtumi vastu, siis palun minge internetti, kuulake ja andke foorumis ka tagasisidet. Täna aga on minu külaliseks alternatiivravitsejast teadjanaine Maia Kaate Väljataga, kes on armastatud ja oodatud vaimuteemadel kõneleja. Eelmisel aastal ilmus kirjastuselt Pilgrim ka raamat nimega Loomise õpetus, kus on kaante vahele köidetud Mai populaarne loengusari, milles oli ka rõõm ja au endal osaleda aeg-ajalt. Ja suur rõõm on teile teatada, kallid kuulajad, et mõned teist saavad peagi selle raamatu, mis muide on veel autori poolt signeeritud, võrra rikkamaks. Nii et püsige kuuldel ja te saate teada, kuidas ja mida te tegema peate selleks. Tere, Maia Kaate! Tere!
algatuseks ma tahan alati teada, kuidas mu saatekülaline on jõudnud selle vaimu ja vaimsuse teemani. Kuidas sinul see tekkis, millal sa tundsid midagi erilist? Oi, selle kohta ei oska küll otseselt midagi öelda, aga eks ma ole sündimisest saadik juba olnud teiste meelest natukene napakas. Asi oli nimelt selles, et eks ma tajusin ja tundsin juba sündimisest saadik maailma natukene rohkem kui teised ja kui ma siis püüdsin seda nagu väljendada, siis öeldi minu kohta, et ma olen üks igavene valevorst ja ajan ei tea missugust asja võõrast ja imelikku juttu ja siis ma õppisin iseennast mitte sellel teemal väljendama. Ühesõnaga panin enda lukku kuni selle õige ajani, kus see omadus sai esile tulla. Ja tuli elada oma isiklik elu, tunda ka elu võlu ja valu, teha läbi kõik, mis on inimeseks olemise väljakutsed, kogeda kõiki inimlikke tundeid, et mõista ja aru saada inimesi, sest ei saa inimest õpetada, kui sa ise ei ole seda kogenud. Ei saa anda edasi oma tarkust, kui sa pole ise seda kuskilt noppinud. Nii et siis, kui ma juba sain pensioni ikka 55 ette lõi, vaat siis läks asi niisuguseks, et minu sisse tekkis üks niisugune seletamatu tunne, mille kohta ma ei osanud mingisugust istega seisukohta võtta, mis ma pean siis nüüd tegema. Mul oli kogu aeg niisugune tunne, et ma pean midagi tegema, aga mis asi see on? Ei saa aru. Mõnikord tulin töölt koju, pakid käe otsas ja surve oli nii suur, et panin pakid maha ja võtsin 2 käega peast kinni ja küsisin, mis asi see on, mis ma tegema pean. Kuni siis ükskord naabrinaine, kes oli juba vanas ja kõrges eas, suri ära ja mina teda nagu pisut kartsin, ta oli minu jaoks nagu müstiline. Ja alati oli tükk tegemist, et temaga rääkida või suhelda. Ja siis, kui tema ära suri, siis tema tuli minu unenäkku ja hakkas mulle siis unenäos näitama, mida ma tegema pean. Ja kui ma siis hommikul üles ärkasin, siis esimene tunne oli niisugune, et see ei ole võimalik, et ma midagi niisugust teen või et ma midagi niisugust ette võtan või et mul ei ole neid oskusi. Aga aeg läks edasi ja kujutage ette, nii läkski. Kõigepealt algas sellega, et ma istusin öösiti üleval siis, kui laps magas ja ma olin tööst ja päevast vaba. Tõin Teaduste Akadeemia salastatud fondist välja Lufsani idameditsiini ja sõna otseses mõttes töötasin selles läbi. Kõik punkti haaval, kõik energiakanalid, kõik ühesõnaga kirjutasin üles, võtsin kokkuvõtteid, tegin kõik need haiguste mustrid ära ja ma ei teadnud, milleks ma seda teen. Muudkui istusin üleval ja tegin, mulle meeldis seda teha. Ja mulle meeldis kogu aeg see tunne, et aga ma tean seda. See, mis siin selles raamatus on kirjas, aga ma tean seda, ma olen selle ära unustanud. Siis tuli Riita Vuorela Soomest Eestisse, hakkas korraldama silvakursusi ja seal siis ta õpetas, kuidas kasutada oma nägemisvõimet, sisemise nägemise võimet, kuidas seda teha. Ja siis omandasin selle seal, aga esimene kogemus oli nii hirmutav, et tükk aega ei tahtnud sellega tegelda. Sest vaadake, kui ükskõik, kes nüüd hakkab vaimsusega tegelema ja kui tal on väikesed niisugused esimesed edukused ilmnevad, siis ta läheb nii tuult täis, et ta arvab, et nüüd nüüd ma lähen ikka kohe lahmides edasi. Aga me ei tea, mida me sisaldame, milliseid energiaid me sisaldame ja selle tagajärjel, kui me nüüd hakkame niimoodi hirmsasti lahmima ja ahnitsema seda uut informatsiooni, me võime ise ehmatusest kokku kukkuda. Ja sellepärast, et kui ma nendelt kursustelt tulin ja koju läksin, siis ma olin nii eufooriat täis, et nüüd ma vaatan tulevikku
ja siis spontaanselt ütlesin, aga nüüd ma vaatan, mis toimub selle aasta lõpus 24. jõuluõhtul minu kodukülas ja see pilt, mis ma siis nägin ja mida ma siis tundsin ja mida ma läbi elasin, oli nii kohutav, et ma tõotasin, et ma iialgi enam ei vaata tulevikku, sest ma nägin põlenud inimesi. Ja kujutage ette, see asi sündiski 24. detsembril, kus 3 noormest põlesid majja sisse. Me kardame alati hirmutavaid asju, et see juhtub meiega. Esialgu ei ole seda kogemust, et see ei tarvitse sinuga juhtuda, vaid sinu ümbruses kuskil midagi niisugust juhtub. Aga kui sa vaatad nii-öelda oma sisemise silmaga inimest ja näed tema energiaid, energiakanaleid, kirjelda palun, kuidas sa seda näed? See on nii põnev. Kuidas ma seda näen? Seda on raske selgeks teha, kus see pilt on. Sellel pildil tegelikult ei ole asukohta. Aga see ei ole mitte silmadega nägemine, vaid see on nagu sisemine tunnetus. Aga see tunnetus on niisugune, nagu sellel tunnetusel oleksid silmad. No katsuge nüüd siis sellest aru saada. Ja kus kohal see pilt on? Ma võin selle pildi asetada ükskõik kus kohta. Oma pähe, oma pealae peale, oma selja taha, oma ette külje peale või hoopis ei tea kuhu. Aga auravärvid, kas sa näed auravärve? Mida need tähendavad? Kas see teadus või teooria, mis on loodud, on nii, nagu teda kirjeldatakse? Saage aru, et auravärvid on sagedus. Missuguses sagedusel võngub mingisugune energia. Kui näha värve, siis me teame, et iga värv on erineva sagedusega. Aga see tähendab seda, et kui ma näen sinu peal palju punast, et siis sa oleksid vihane ja et sa oleksid halb, aga sellel punasel on palju toone. See võib olla armastuse punane, aga see võib olla kirepunane, see võib olla vihapunane. See oleneb sellest värvitooni puhtusest, kui puhas ta on. See näitab seda, kas on tegemist selle universaalse armastusega või on kehalise kirega või on see vihaga tegemist. Siin ei saa kedagi õpetada. See tuleb endal ise läbi teha, oma kogemuste järgi selle asjani jõuda. Ja üldse seda vaimset teed, seda kogemust, mida keegi kogeb, ei saa kellelegi anda kahjuks. Ja võib-olla ka õnneks. Sellepärast, et igaüks peab ise selle läbi tegema, ise selleni jõudma. Selleni jõuame me ka peale järgnevat muusikapala, et kuidas seda läbi teha mõnes mõttes, ehk siis ma tahaks rääkida sinu loomise õpetusest. Aga enne kuulaks ühe loo, mis on sul äkki mõni lugu, mida sa tahaksid mängida või mõni lemmikartist? Minule meeldib Enija. Kuulame Enijat. Let me
Saade Hallo Kosmos jätkab ja täna vestleme teadjanaise Maia Kaate Väljatagaga. Väga palju ja just eriti viimastel aegadel on räägitud sellest, et käimas on nii-öelda uus aeg, vahest nimetatakse seda ka transformatsiooni aeg, kas me oleme jõudnud, oleme teel või juba jõudmas uude ajastusse. Mida see kõik tähendab? Räägitakse ka veel, et maa peal on uut moodi energia. Jah, on küll. Kõik muutub. Ei ole midagi muutumatud. Miks see nii on? Sellepärast, et kõik on liikumises. Kujutage nüüd endale tohutu suurt universumit ette. Kujutage ette, et universumis on palju galaktikaid. Kujutage ette, et igas galaktikas on isemoodi võnkumine, sest see galaktika koosneb miljarditest tähtedest, tähekogudest, igasugustest nendest parvedest, täheparvedest. Ja iga galaktika võngub erineva sagedusega energial. Ja nüüd kujutage ette, et meie päikesesüsteem ei ole mitte paigal seisev, vaid ta on galaktikas ringi liikuv ja ta vahetab oma asukohta. Kui te seda saate aru, et erinevates galaktikates, erinevates tähesüsteemides on erinevad energiad, siis on täiesti loogiline, et kui me teatud aegade jooksul läbime teatavaid galaktikaid, jõuame teise energiavõnkesse, siis maa peal ju kõik energiad muutuvad. Maiad teadsid seda suurepäraselt, et me 2000. aasta paiku jõuame uude energiasse, jõuame uude tähesüsteemi. Kas see on nii-öelda veevalaja ajastu algus? Seda nimetatakse veevalaja ajastuks, sest me tuleme kalade ajastu ja kalade tähesüsteemi alt välja tuleme veevalaja tähesüsteemi. Erinevad energiad. Täiesti arusaadav, et siin on muutus. Aga see energia on niisugune energia, mille sagedus on kõrgem ja kiirem ja mis toob inimeses rohkem välja tema alateadvusse peidetud tundeid. Eks vaadake siis maailma, mis maailmas toimub. Inimesed oleks nagu peast segaseks läinud, sest nad ei oska nende tunnetega, mis nende alateadvusest üles kerkivad. Nad ei oska nendega midagi peale hakata. Kui nad lähevad vihaseks, siis nad arvavad, et nad peavad viha valama teiste peale välja. Selle asemel, et ise enda sees sellega tegelda. Kui nad tunnevad ennast alaväärsetena, siis nad tõeliselt usuvadki, et nad on alaväärsed. Tegelikult on nad täiuslikud ja terviklikud. Ainult tunded, mida nad maa peale tulles on kaasa võtnud, annavad niisuguse mulje või loovad niisuguse illusiooni, et ma olen alaväärne või ma olen väärtusetu või ma olen 1000 muud halba asja. Aga kuidas nende esile kerkivate tunnetega siis tegeleda? Kuidas neid käsitleda, ümber teha? Nüüd siin ongi teie selle saate pealkiri Hallo Kosmos. Siiamaani me vahtisime ennast väljapoole. Me vahtisime väljapoole kosmosesse. Nüüd on see aeg tõepoolest, kus me pöördume sisekosmosesse. Ja arvestage sellega, et see on ka sama suur kui väliskosmos. Kuigi, kui ma seda praegu teile ütlen, te ütlete, see on võimatu, aga see on tegelikkus. Sisekosmos on sama suur kui väliskosmos. Ja see sisaldab nii tohutult igasuguseid energiaid, millest teil ei ole praegu oma teadvuse juures õrna aimugi. Aga tuleb uus ajastu, uus teadvuse suund, ma kordan, teadvuse suund, sissepoole. Vaatame enda sisse. See tähendab seda, et ma lähen uude paradigmasse ehk uude eelduste kogusse. Vana eelduse kogu oli selline, et kui minu elu on õnnetu, siis see sõltub välistest asjaoludest. Kas naabrimees või naabrinaine või keegi riigitegelane või kes tahes on ära rikkunud minu elu. Aga me pöördume nüüd sissepoole, läheme sisekosmosesse ja saame aru, et kogu meie elu, meie isiklik reaalsus
me loome ise seest poolt väljapoole. Ja kui me siis avastame enda sees niisuguseid tunded nagu viha, alaväärsus, armukadedus, süüdi olemine, tasemel mitte olemine, ennast rumalana tundmine, siis meil on vaja aru saada, et need on ainult tunded meie sees. Tegelikkuses me oleme täiuslikud. Ma kordan veel kord. Me oleme täiuslikud ja me oleme terviklikud. Ja meist ei puudu mitte midagi, mis kuulub ja peab olema meie olemuses sees. Ja nüüd see on see aeg, kus me peame tegelema iseendaga, mitte teistega. Sest uus paradigma ütleb, kõik, mis sinu elus sünnib, olgu see hea või olgu see halb, algab sinu seest. Miks siis niimoodi, et sinu seest? Sellepärast, et kõik need tunded, mida sa maa peale tulles kaasa võtad, on magnetväljad. Nüüd kujutage endale ette ühte magnetit. Pange see laua peale. Pange natukene nael kaugumale. Mis ta teeb? Tõmbab ligi. Kõik tunded on magnetid ja tõmbavad täpselt seda ligi, mida nad sisaldavad. Kardate midagi, see on ka energiaväli, hirm. Kardate vargaid, siis on nad kohal. Kardate, et teiega juhtub liikluses autoõnnetus, siis te saate selle. See on see nii-öelda külgetõmbeseadus, millest on viimastel aastatel õnneks päris palju räägitud. Just. See on külgetõmbeseadus. See, mida sa sisaldad, selle sa saad. Pead naabrimehe peale viha, naabrimees oled kogu aeg kakled temaga, sest sa tõmbad seda ligi, seda naabrimeest ja paned alateadlikult naabrimehe enda suhtes negatiivselt käituma. On sinu sees rahu, on sinu sees armastuse tunne, on sinu sees elurõõm, tõmbad seda ligi. So now I'm alone. Now I can think for myself about little deals and issues, things that I just don't understand. I can white light at night, or it's like touch at times. I don't think I've been anything to you.
Seoses uue ajaga ja uue energiaga maa peal on mul ka selline küsimus nagu karma, mida sa oled ka oma raamatutes ja loengutes puudutanud. Mis on karma ja kuidas ta siis tänapäeval, ehk siis nüüd, kui me oleme uues ajastus, on teistmoodi, kui ta oli vanasti? Ja mida ma peaks siis teadma sellega? Jah. Karma on tegelikult põhjuse ja tagajärje seadus. Tähendab, igal põhjusel või igal teol, iga meie mõttel, iga meie tundel, iga meie sõnal, iga meie teol on tagajärg. See ongi karma. Ja praegu on niimoodi, et karmat enam ei teki, vaid see tuleb kohe sulle tagasi. Et ma ei või rahulikult pättusi teha ja mõelda, et küll järgmises elus maksan ei, seda enam ei ole, ära looda järgmise elu peale. See tuleb selles elus juba, sellepärast, et nüüd on need magnetenergiad, maaenergiad ja meie enda energiad. Nende sagedus on nii suur, et ta loob kohe peaaegu samaaegselt. Kuidas me loome endale siis seda nõnda nimetatud karmat? Et kuidas me siis, me tuleme ju siia maa peale süütunnetega, mis on meie alateadvus ehk meie kehasse peidetud. Tuleme siia armukadeduse tundega ja neid negatiivseid ja positiivseid tundeid on ju väga palju. Ja kus me siis ühes elus me loome põhjuse, teises elus me kogeme tagajärge. Kuidas me loome näiteks hirmu? Ühes elus me loome hirmu sellega, et me hirmutame kedagi. Mul on väga palju neid kliente olnud, kes on olnud omal ajal keskajal, kui oli Poolas, oli šlahta väga tugev ja hirmutas inimesi sellega, et kui sa andamid ei maksa, siis põletati külad, terved külad põletati maha, lihtsalt põletati maha. Sellega tekitades inimestele tohutut hirmu, et mis tulevikus saab. Aga kui ma kedagi hirmutan, siis ma loon ju energia välja. Minu tegu loob selle välja, milline on teo motiiv. Ma tahtsin, ütleme, kui mina olin see tegelane seal minevikus, siis ma tahtsin hirmutamise kaudu saada seda andamit kätte. Ma lõin nüüd oma teoga selle energia välja. Tol ajal oli veel niimoodi, et see energiaväli oli minust väljalt pool. Ja kui ma tulin uude ellu, siis ma võtsin ta kaasa seespool. Ta oli siis mu kehas ehk alateadvuses. Ja nüüd tunnen ma ise hirmu. Mul on palju neid kliente olnud, kes on just selle hirmutajad olnud sellel ajalooperioodil ja selles elus nad ei saa aru, miks pärast nemad nii hirmsasti kardavad ja kogu aeg tunnevad seda paanikatunnet, miks nemad kardavad asju, mis ei ole üldse kartmisväärt, ei ole mingisugust alust selleks. Siis, kui me oleme läinud oma teadvusega sellesse nullpunkti energia välja. No, siin läheb nüüd jutt keeruliseks. Loodame, et kuulajad selles mõttes on avatud, et pärast on võimalik välja uurida, mis on nullpunkti energiaväli või siis sa võid seda ka juba praegu rääkida, sest ega kõik inimesed ei pruugi sellest teada. Sa istud praegu siin minu vastas ja meie vahel tunduks, et on nagu tühi ruum. On ju? Tegelikult see ruum ei ole tühi. See on täis universumi rikkalikku, külluslikku energiat. Sul peab olema ainult oskus sealt välja tõmmata, seda energiat, luua sellest midagi. Kuidas see oskus omandada? Kuidas oskus omandada? Seda oskust on esiteks vaja sul kujutlusvõime välja arendada, et sa oskad kujutleda, et sa oskad visiooni peas luua. Lood selle, mida sa tahad oma ellu tuua, lood visiooni sellest. Kujutled seda, et see on nüüd, mida sa teed, kui sa lood visiooni? Sinu visioonis on juba sees energia, mis on välja tõmmatud nullpunkti kvantväljast.
see on nagu skeem selle jaoks, mida sa tahad reaalsesse maailma tuua. Vaadati siis siin enda ümber neid asju, mis meie ümber on. Kõik on alguse saanud peas olevast skeemist. Aga paljud ütlevad niimoodi, aga ma loon küll ilusa skeemi, aga näe, minu ellu ei tule. Ei tule sellepärast, esiteks sa ei usu iseendasse, et sa oled võimeline oma ellu tooma seda, mis sulle meeldib. Teiseks, sul võib olla väärtusetuse tunne, et sa ei ole seda väärt. Teised on, aga sina ei ole. Mis on tavaliselt väga hästi ära maskeeritud. Oi, ja see on nii hästi ära maskeeritud igasuguste arvamuste taha ja me ei tunnista seda, et me tunneme ennast väärtusetuna. Siis on meil veel see komme, et kui me täna mõtleme, loome ühe visiooni, siis hakkame homme kahtlema, kas see on ikka kõige parem visioon ja unistus äkki on veel mõni parem. Siis ma loon teise visiooni ja ma siis hajutan oma energia laiali. Tulemuseks on see, et mitte miski ei realiseeru. Selleks, et kvantväljast välja tõmmata energiat, peab olema püsiv. Jääma püstitatud unistuse juurde. Iga päev talle natukene visiooni näol toitu andma ja siis hakata käituma niimoodi, nagu see asi oleks sul juba käes. Naised oskavad ja noored tüdrukud oskavad seda suurepäraselt. Tahavad ilusat pallikleiti, siis nad kujustavad, et see on juba seljas. Ja mis on siis veel vägevam magnet, kui kujustada ja tunda, et see on mul juba käes. See on nii vägev magnet, et see kleit tuleb, kas sa tahad või ei taha, ilmub sinu reaalsusesse. Aga siis hakatakse vastu töötama sellega, et aga mul ei ole raha. Aga universum on korraldatud niimoodi, et ennem peab olema sul visioon ja unistus ja siis tuleb raha. Siis tuleb vahend, kuidas sa selle saad. Aga meie kipume tahtma ennem vahendit ja siis alles seda, mida me soovime. Ja sellega me teemegi endale uskmatuse puhul veel rohkem, sisendame endale uskmatust oma võimetesse. Kui unistame, siis ärme unistame rahast, sellepärast et raha on vahend, millega saadakse asju, energia vahetamise etaloon. Ja nüüd kõik need, mida me oleme teinud, kõik meie teod, kõik meie sõnad, kõik meie mõtted jäävad alles. Kus nad nüüd siis parasjagu on? Kas nad on meie energia väljas, meie geenide sees ja seal on nad ka? Aga nad on ühtlasi ka kvantväljas. Nii et kellel on oskus mõtted lõpetada, sisemiselt ennast tasakaalustada ja kellel on keskendumisvõime, võib kogu oma eksistentsi vältel toimunud elude kohta vastuseid saada.
kellel on oskus mõtted lõpetada, sisemiselt ennast tasakaalustada ja kellel on keskendumisvõime, võib kogu oma eksistentsi vältel toimunud elude kohta vastuseid saada. Kuidas? Kuidas? Kõigepealt lõpeta mõtlemine, mine mõttetasandilt üle tunnetuse tasandile. See on ka üks küsimus, mida ma plaanisingi küsida, ehk siis kuidas lõpetada mõtlemine, et see kõlab kohutavalt lihtsalt, aga praktikas seda nagu liiga lihtne ei ole teha. Ei ole teha, jah. Sellepärast, et teadvusel on 2 tasandid. Üks on see tasand, kus ta mõtleb. Ja teine tasand on, kus ta tunnetab. Väga lihtne. Nüüd vaadake iseendit, kui palju te siis mõtlete, kui palju päevast, kui palju, mitu protsenti olete te mõtlemises ja kui palju te siis olete tunnetamises. Ma arvan, enamus inimestest ikkagi nii-öelda elab peas, sest et peas on nii tihe liiklus, seal käib kogu aeg. Selle kohta on üks väga hea ütlemine, et see on pidev lehmakauplemine. Seal on kogu aeg edasi-tagasi mõtlemine. Ma saaks aru, kui inimene on teinud juba otsuse, et mida ta soovib, mis ta oma ellu tuua tahab ja siis, kui ta hakkab seda kujustama täpselt, mida ta tahab, siis on mõtlemine oma kohal. Istub näiteks laua taha, võtab paberilehe ette ja hakkab nüüd vaatama, kuidas need detailid omavahel kokku sobivad. Siin on mõtlemine täiesti teretulnud. Aga ennem on vaja tunnetada, et jõuda selleni, mida ma siis tahan. Sest tavaliselt, kui me lõpetame peas mõtlemise, siis me saame ka oma südamest vastuseid. Me ei saa vastuseid, kui me meeleheitlikult mõtleme. Kui me püüame intellektiga asju paika panna, see aeg on möödas. Me oleme jõudnud sellesse ajastusse, kus me peame kuulama oma südant, kas me seda tahame või me ei taha, ja me peame järgima oma intuitsiooni. Me oleme jõudnud sellesse ajastusse, kus me peame õppima tingimusteta armastama. Me oleme jõudnud sellesse ajastusse, kus me oleme kogu aeg siin ja praegu, käesolevas hetkes, kus me ei kahetse minevikku ja ei karda tulevikku. Me oleme jõudnud sellesse ajastusse, kus me pöördume sisekosmosesse ja saame aru, et viimane aeg on andeks anda kõigile ümberringi olijatele, keda me arvame, et nemad on meie elu loonud, sest me saame aru, et me oleme ise oma elu loojad ja seepärast ei ole mõtet kellegi suhtes andeks andmatu olla. See võib-olla on isegi üks raskemaid aspekte kogu selle loomise ja arusaamise juures, see, et sa oled ise oma reaalsuse loonud, ehk siis see, millest ka sina oled rääkinud, vastutuse võtmine. Just. Sest kohutavalt mõnus on kogu ümbritsevat või kõike väljaspool süüdistada oma hädades. Jaa, ma tean isegi sellest ajast, mäletan suurepäraselt, kui ikka said teisele ära ütelda, et sina oled süüdi, kohe hulga kergemaks läks. Aga nüüd ma saan aru, et ma ei saa kellelegi öelda, et sina oled põhjus minu elu sündmuste pärast. Ei ole teist põhjust peale minu. Aga kuidas seda mõttemustrit siis murda? Seda, mis süüdistab kõike välist. Ma toon lihtsalt süüdistamise näiteks. Jaa. Vaata, on olemas veel elus üks ohvri roll. Inimene valib endale ohvriks olemise rolli ja ta kogeb seda ja seda ei saa ka kõikide puhul ei saagi seda lõpetada, sellepärast, et ta tahab seda kogeda, kuidas on, kui sa arvad, et väljastpoolt luuakse sinu elu. Esiteks, see võtab sinult vastutuse ära oma tegude eest. See võtab sinult ära vastutuse sinu elus viltu läinud asjade eest. See võtab ära sinult vastutuse, et sina oled see, kes on kogu algpõhjus. Nii hea on ju ikkagi näidata teise peale näpuga ja me oleme ju kogu aeg seda harjunud tegema. Ja harjumuse jõud on nii suur. Aga kuidas ümber harjuda? Kuidas murda see vana mõttemuster ja
kohandada, panna peale uus? Vaata, seda ei saa teha niimoodi, et panen peale uue. Seda saab ainult praktilise tegevuse kaudu sisse harjutada. See tähendab sellisel juhul ise ennast valvata ja vaadata kogu aeg, tunnetada oma sisemust, mis tunnetega minu sees tegemist on. See on tõsine töö ja see on väga raske töö. Ja need inimesed, kellel puudub keskendumisvõive, nendel on väga raske seda teha. Esiteks nad peavad õppima keskenduma. Aga keskendumine ei olegi niisama lihtne ära õppida. Aga mis sa ütleksid siis näiteks vastukaaluks skeptikutele, kes meie juttu kuulates ilmselt mõtlevad, et mida te jahute nendest tunnetest? Mõistus teeb tarku otsuseid, kogu elu baseerub mõistusel. Kas tunded maksavad su arveid ja muud sellist? Kallid skeptikud, suurim lugupidamine teie vastu. Teie olete valinud selles elus siin ja praegu kogeda seda, kuidas on olla skeptik. Ja ma respekteerin täielikult teie arvamist ja pean teist lugu. Väga ilus. Aitäh, Mai. Kuuleme nüüd vahepeal jälle natukene mõnusat kosmilist muusikat ja siis lähme edasi teemadega nagu näiteks, kuidas ära tunda enda tee. One is two, two plus two is four. When you start to divide X, Y, Z over 155, you want to scatter your head. Scatter. You want to scatter. You want to scatter. Some like to drink beer, it's alright. Some like to drink stout, yo, it's okay. When you start to mix gin and kokoro together, you want to scatter your head. Scatter. You want to scatter. You want to scatter. You sabi fight, yo. You say you be karate expert, yo. You want to fight area boys way carry stick and cutlass. You want to scatter your head. Scatter. You
want to scatter. You want to scatter.
rise will never fall under. You always supply will never stop wonders. You always rise will never fall under. The zero waves know that we can do everything come Head Raadio 2 kuulajad, käimas on saade Hallo Kosmos, kus me käsitleme elu erilisust, universumi imetabasust ning muid müstilisi, maagilisi, vaimseid ja fantastilisi teemasid, mida kuhugi sildi alla polegi mõtet lahterdada, kuna kogu meie elu on üks suur ja põnev seiklus. Täna on mu saatekülaliseks alternatiivravitseja ja teadjanaine Maia-Kaate Väljataga, kellega eelmises tunnis rääkisime lisaks muudele olulistele asjadele ka loomise kunstist. Ning teil, kallid kuulajad, on võimalus saada Maia-Kaate raamatu loomise õpetus omanikuks. Selleks palun kirjutage meie saate foorumisse, mille leiate Raadio 2 kodukalt aadressilt www.r2.ee saate Hallo Kosmos rubriigist enda kogemustest, mida olete teie loonud, manifesteerinud, universumist oma ellu tõmmanud ja kutsunud. Sest nagu Mai esimeses tunnis rääkis, ei olegi see võimatu, vaid see on meie kohustus ise oma elu luua ja selle eest vastutus võtta. Kõikide vastajate vahel loosin välja Mai raamatuid ja julgustan teid kirjutama kõigest, mitte ainult vaimsetest asjadest sinna, vaid ka reaalsetest asjadest, sest mina näiteks ükskord lõin ehk manifesteerisin endale reaalselt jalgratta, nähes seda enne oma vaimusilmas, tundes, kuidas ma sellega sõidan ja siis paar päeva hiljem lihtsalt leides selle ratta, mis oli fantastiline ja muutis minu usu selle teema võimalikkusesse palju tugevamaks. Aga saatega edasi minnes ma tahaks veel selle loomise teema juurde sinult sellist nõuannet, mida ma tean, mis on väga hea meetod, kuidas oma energiat ümber teha. Ehk siis, kui kõik maailmas põhineb kahel dominantsel tundel, ehk siis armastus või hirm, kuidas neid hirmutundeid näiteks, ükskõik mis formaadis või moel nad siis ka ilmnevad, kuidas neid ümber teha? Te peate aru saama, et tunded on energiaväljad ja nad asuvad teie kehas. Ja te tunnete neid tänu oma peaajule, kes loob vastava keha keemia ja saadab vastavad molekulid teie kehasse ja siis te tunnete nende loodud molekulide alusel, tunnete teatavat tunnet ja siis te teate, et see tunne teie kehas on kas siis süütunne, armukadeduse tunne, armastuse tunne, sõpruse tunne, mis tahes tunne. Energiaväljad alluvad teie teadvusele, sest te olete nad ise loonud ühes teises eksistentsis või selles eksistentsis. See on teie oma looming. Kõik, mis on teie sees, on teie oma looming. Mitte keegi väljaspool teid ei saa teie sisse istutada ühtegi tunnet, aga saab teie sees olevaid tundeid käivitada ja aktiveerida. Kui keegi on teie meelest viimane mölakas, siis ta on teie elu päevakorda teeniv tegelane, kes on pühendunud teie aitamisele. Aga meie meelest näib ta viimane, sõna otseses mõttes viimane krants olema. Ja kui te olete ise kokku pannud teatavad energiad oma teadvusega, tehes mingisugust tegu, tundes mingisugust tunnet, öeldes mingisuguseid sõnu endast välja, lasknud universumisse liikuma, kui te olete need tundeväljad ise loonud, siis teie saate nendel oma tähelepanu hoides muuta. Kõigepealt te peate endale sõna otseses mõttes otsa vaatama. Millise tundega on teie sees tegemist? Näiteks väärtusetuse tunne. Võtamegi selle väärtusetuse tunde, sest nii paljud praegu tunnevad, et nad on väärtusetud. See on ainult tunne. Ja seda tunnet käivitatakse teiste inimeste poolt, olukordade ja situatsioonide poolt.
Arvestage sellega, see tunne on teie isiklik enda poolt kokku pandud energia, mida te peaksite muutma, aga mitte uskuma, et te seda olete. Kui te nüüd märkate, et jah, te tunnete, et te olete väärtusetu, siis teavitage endale seda ja vaadake iseenda sisemusse ja hoidke oma teadvus sellel tundel. Ta on teie kehas, mitte peas. Tundke, kus ta siis asub teie sees. Lõpetage mõtlemine ja olge täie tunnetusega sellel tundel, tundes seda tunnet väga põhjalikult. Ja nüüd, hoides oma tähelepanu sellel tundel, öelge, ma kogen praegu väärtusetuse tunnet. On oluline, et te ütleksite, ma kogen. Sest inimestena me tuleme maa peale tõepoolest tundeid kogema, sest tunded on loovad jõud ja me loome nende tunnetega ja me tahame neid tundeid kogeda, et õppida looma. Seepärast on meil nii negatiivsed kui ka positiivsed tunded. Kui te nüüd siiralt usute, et see väärtusetuse tunne on tõesti tõsi, siis te käitutegi kui väärtusetu inimene. Ja teised, tunnetades seda teie välja kiirgust väärtusetusena, hakkavad teile ütlema, et mis sina oled, sa ei ole mitte midagi. Ja siis te ütlete, aga näete, ongi ju tõsi, ma olengi väärtusetu, teised ju ütlesid. Aga sa ju kiirgasid seda tunnet välja, teised püüdsid selle kinni ja peegeldasid sulle seda, mida sa sisaldad. Ja nüüd, kui te ütlete, mina kogen praegu väärtusetuse tunnet, see lause on koodlause, see võngub teataval sagedusel ja kui te mainite sõna väärtusetu, siis see annab täpselt selle sageduse, missugusel sagedusel see tunne teie sees võngub. Ja kui te nüüd hoiate selle oma teadvuse seal ja ütlete seda lauset, siis te muudate selle energiavälja sageduse, liikumiskiiruse ja struktuuri ära. Ja te ei tunne enam väärtusetuse tunnet. Ja te saate normaalselt käituda. Mida teha positiivsete tunnetega? Kas neid on ka vaja kuidagi käsitleda? Ei. Need tuleb välja elada, ära realiseerida, tahate midagi, meeldib teile midagi, andke minna, tehke seda. Päike on vihmanaine, lasteks on värvid, mis nad segavad kokku. Päike on vihmanaine, lasteks on värvid, mis nad segavad kokku. Päike on vihmanaine, saagu nad kokku. Päike on vihmanaine, saagu nad kokku. Sinised mäed, hall ja kollane sara, kookose salu igas ladvikul lees. Hele roheline meri ja valge sool tema sõbra kauni tüdruku ihul. Pruun naeratus minu puhanud palgel. Päike on vihmanaine, lasteks on värvid, mis nad segavad kokku. Päike on vihmanaine, lasteks on värvid, mis nad segavad kokku. Päike on vihmanaine, saagu nad kokku. Päike on vihmanaine, saagu nad kokku. Sinised mäed, hall ja kollane sara, kookose salu igas ladvikul lees. Hele roheline meri ja valge sool tema sõbra kauni tüdruku ihul. Pruun naeratus minu puhanud palgel. Tume sinised mäed, hall ja kollane sara, kookose salu
oma sõbra kauni tüdruku ihul. Pruun naeratus minu puhanud palgel. Nad segavad kokku. Päike on vihmanaine. Lasteks on värvid, mis nad segavad kokku. Päike on vihmanaine. Saagu nad kokku. Päike on vihmanaine. Saagu nad kokku. Aga omalt poolt ma tahaksin veel öelda kuulajatele seda. On olemas praegu internet ja on olemas igasugused need lingid, kuhu inimesed saavad oma tundeid väljendada. Pidage meeles, et kui te ütlete teiste kohta midagi halba, siis teadke, et te ise olete seda. Me ei väljenda kunagi seda, mida me sisemiselt ise ei ole. Ja kui teie sees tuleb välja niisugune tunne ja tahtmine teist seaks sõimata või teist maha teha, siis arvestage sellega, et te teete seda iseendaga kõigepealt, aga teise peal tahate välja elada. Palun, kõigepealt õppige iseennast armastama, iseendast lugu pidama, iseennast väärtustama, iseennast tunnustama, iseennast armastama. Sest kõik see, mida te teiste peale välja paiskate, see kõik on teie enda sees. Siis, kui mina veel alles algkoolis käisin, oli üks väga hea eesti vanasõna, mis laste hulgas ringi liikles. Kes teisele nime annab, see ise seda kannab ja see on nii tõsi kui tõsi. See, mida sa teise kohta ütled, sa ise sisemiselt enda sees, enda kohta seda tunned. No pead sa siis nii avalikult kõikidele iseennast kritiseerima. Ma tahtsingi küsida sinult ka just nimelt hinnangute andmise kohta. Kuidas see pidev hinnangute andmine meie organismi mõjutab ja kuidas sellest üldse hoiduda või kuidas seda vältida, see käib nii automaatselt, mis viibki mind küsimuse juurde, kuidas siis mitte olla autopiloodi peal? Kuidas mitte olla autopiloodi peal tähendabki seda, et ole kogu aeg iseenda suhtes valvel. Hinnangute andmine on, me oleme seda ju mineviku eludes teinud tohutul hulgal. Ja tulemuseks on see, mida me praegu kogeme. Küll väärtusetust, küll alaväärsust, küll süüdi olemist, küll mida iganes me kõik tunneme. See tähendab seda, et me oleme hinnangute andmisega teistele energia loonud. Saage aru, kõik see, mis suust välja lendab, on võnkumine. Kui te annate hinnangu asjale, annate positiivse hinnangu, suurepärane, andke. Tundke rõõmu ja keskenduge sellele, mis teile meeldib. Palun ärge keskenduge sellele, mis teile ei meeldi, miks te loote seda edasi, mis teile ei meeldi. Looge seda, mis teile meeldib. Keskenduge sellele, mis meeldib. Sest kui teile miski asi ei meeldi ja te hoiate oma teadvuse selle peal, te loote seda ja tõmbate seda oma ellu. Hinnangute andmisega ongi see oht, et me loome endale uue negatiivse energia, kui need hinnangud on negatiivsed. Maailm ei ole hea,
maailm ei ole halb, maailm on. Inimesed ei ole head, inimesed ei ole halvad, inimesed on. Ja see, mida sa kogeda tahad, ongi see, et sa valid siia maa peale tulles selle, mida sa kogeda tahad. Aga siin olles sa saad seda muuta. Sul on siin nii suur vägi oma elu muutmiseks. Tohutu vägi. Kui te seda mõistaksite, et tegelikult me oleme võlurid. Me olime minevikus võlurid. Ja me oleme ära unustanud, et me oleme võlurid. Sest meile on sisestatud aastatuhandeid. Te ei ole võlurid, te ei ole võlurid, te ei ole võlurid. Ja me oleme seda uskuma hakanud, et me seda ei ole. Me oleme seda ise kustutanud sellega, et me valetame. Me ei ole tõesed. Iga vale, mis tuleb meie seest ja mis ei ole kooskõlas ega sünkroonis meie tunnetega, eraldab meid iseendist. Viib lahku oma võlujõust, viib lahku oma väest. Iga vale sõna. Nii et meie tunded ja meie sõnad ja meie teod peavad olema sünkroonis. Ja kui me oleme siin niimoodi sünkroonis, siis me saavutame ja kui me usume, et meil on võlujõud, aga meil on nii kaua sisestatud, teil ei ole mingisugust võlujõudu, te olete igavesed äpud. Aga kes on seda sisestanud? Kes on sisestanud? No, religioonid on sisestanud, võimuorganid on sisestanud. Aga me pidime ka selle perioodi läbi tegema, et kogeda seda, kui me unustame ära oma võlujõu. Mis siis, milleni siis jõuame? No, vaadake nüüd, milleni jõudsime. Kuulaja saab natukene mõtiskleda selle üle, milleni me siis ikkagi jõudnud oleme ja mida edasi teha, samal ajal kui me kuuleme natukene muusikat.
Te kuulete saadet Hallo Kosmos ja meil on külas Mai ja Kaate välja taga, kellega räägime elust, maailmast, loomisest ja kõigest. Ja minu küsimus oleks selline, et kuidas ära tunda oma tee? Inimesel on kogu aeg, võib-olla mitte kõigil, aga siiski küsimus, milleks ma olen sündinud siia planeedile või ellu, mida teha, võib-olla mitte nii eksistentsiaalsed küsimused isegi, aga mida oma eluga edasi teha, kuhu suunas minna, kelleks saada. Neid küsimusi on kogu aeg ja kõigil inimestel erinevas vanusegrupis ja kuidas ära tunda see oma tee, kuhu suunas minna? Siis, kui sa kuulad oma südant. Kui sa teed seda, mis sulle meeldib. Mõistuse hääl on ju kogu aeg argumenteerimas tugevalt oma poolt, et et sa tore, et sa võid ju tahta saada seal, ma ei tea, kunstnikuks või käsitööliseks või lillekasvatajaks, aga see ikkagi ei ole kasulik, sest et normaalsed inimesed saavad juristideks, arstideks ja ärimeesteks, teenivad raha ja elavad hästi. Jah, aga kui me ei kuula alguses oma südame häält ja laseme ennast nõnda öelda ära moosida, et see või teine amet on tulusam ja see on mainekam ja siis sa oled rikkam ja siis sa oled edukam. Lõppkokkuvõttes me ei ole õnnelikud ja me ikkagi jõuame selle asja juurde, mis on meie südames. Me võime minna seda oma teed pidi otse või keerdkäikusid pidi, saades kogemusi, kuidas on siis, kui ma ei tee nii, nagu mu süda tõmbab. Kõige tähtsam on ikkagi see, et vaadata enda südamesse, mille poole sind tõmbab, mida sa teha tahad, mida sa teed armastusega. See on sinu tee seda. Aga meid on õpetatud, niimoodi ühiskond õpetab, et ära tee asju, mis ei ole tulusad. Aga kõikide jaoks ei jätku ju ainult tulusad asju, sest peavad olema ka need asjad, mis on vähem tulusad ja mis on rohkem kunstiga seotud. Me ütleme niimoodi, et keda see kunst toidab. Toidab ikka küll ja väga tugevalt toidab, aga ta toidab hingeliselt. Ja kui su hing ei saa toitu, siis ainult intellektiga elades sa jõuad lõpuks selleni, et oled iseendaga rahul olematu ja ei saa aru, mis viga. Kui sa teed seda, mille poole sind tõmbab vastupandamatu jõuga, siis sa leiad oma tee, teed seda, aga tuleb alati sellega arvestada, et on karjakaupa neid, kes sind rajalt maha tõmbavad. Ja ütlevad sulle, ära tee seda, sa oled loll, kui sa lähed seda reed pidi. Kes see tark inimene nüüd siis niisugune on, et läheb ja hakkab niisugust asja tegema või midagi ette võtma. Arvestage sellega, et kui te tulete siia maa peale ja tahate leida oma tee, siis on alati need, kes teid rajalt sõna otseses mõttes maha tõmbavad, et te saaksite jälle sinna peale tagasi ronida. Usaldage oma südant, usaldage oma tundeid. Ma ei mõtle neid emotsioone, vaid ma mõtlen seda intuitsiooni. See on üks variant ja see on mõnus variant, käia oma südame järgi. Aga ega see ka paljudel lastel kerge ei ole, sest vanemad on otsustanud, et minu laps peab hakkama selle asjaga tegelema ja vaat nüüd on lapsel tõsine iseenda eest seismise eksam ees, et jääda selle juurde, mis temale tegelikult meeldib. See on tõeline väljakutse. Aga teine variant on see, et ära tunda, mida ma siis siin elus tegema pean, millele pean tähelepanu pöörama. Vaadake, mida te ei salli. Õppige sallima. Ei salli joodikuid. Õppige sallima. Siis nad kaovad teie elust ära. Ei salli vargaid. Õppige neutraalsed olema nende kohta, siis nad kaovad teie elust ära. Universumis on niisugune seadus, et see, mida sina sisaldad, see tõmbad seda ligi. Kui sinu sees on niisugused energiat, sallimatus, siis kõik need asjad, mida sa ei salli, on sinu isiklikus elus. See, keda sa või mida sa vihkad, on sul pidevalt jalus. See, mida sa kardad, see on siin, mis siin. See, mida sa armastad, see tuleb su ellu. See, mis sulle meeldib, tõmbad seda ligi. Nii et oluline on see, et vaadake, mida siis ligi tõmbate. Mingisuguse elu olukorra suhtes
et ei taha seda vastu võtta. No näiteks ütleme elumuutused, elukoha muutused, töökoha muutused, kus te võitlete meeleheitlikult vastu, on ka näitaja, et te peate elus õppima muutusi vastu võtma. See on väljakutse. Ja see on kohe ühes karmas sees, õppida muutustega kaasa minema. kuidas praegusel ülemaailmsel majandusraskuse ajal, kus kõik on nii keeruline, mis puudutab raha ja majandust ja sellest muudkui räägitakse ja muidugi isegi ma olen täheldanud, et püütakse hoida justkui
lootusrikkust üleval, aga siiski selle tonaalsus on ikkagi negatiivne, sest olukord on keeruline ja raske ja tuleb aru saada ja kokku tõmmata ja kokku hoida ja nii edasi. Mis sina arvad sellest praegusest ülemaailmsest majandusraskusest ja eriti Eestis ja kuidas sellega tegeleda, kuidas sellega hakkama saada, kuidas mitte masenduda, kaasa minna ja kuidas see olukord enda jaoks ära lahendada? See, mida sa universumile ütled, selle sa saad. Mis sa ütlesid praegu? Mina rääkisin majandusraskusest, järelikult siis ta tugevneb ja tuleb. Kas siis oleks paslik rääkida majandusraskuse valguses küllusest, rikkusest? Ei. Asi on nimelt selles, et kumba poole sina valid. Kas masu läbi elada reaalselt, toonitades iga päev, kui raske on praegu elu. Siis sa koged seda, sest see, millesse sa siiralt usud, selle kogemuse sa saad. Kui sa siiralt usud, et praegu on masu ja see masu teeb sinu elu põrguks, siis ta teeb sinu elu põrguks. Siis sa saad selle, sest sa usud sellesse. Usud või? Ausalt öeldes ma olen piisavalt ignorantne, ma üritan mitte uskuda ja ma ei toida seda usku igapäevaselt majandusanalüüside lugemisega, aga samas massimeedia ju söödab seda lõputult ette. Aga vaadake siis nüüd natukene ka mitte massimeedia igat sõna uskudes sinisilmselt, vaid vaadake siis maailmas ringi. Ei ole ju 100% kõik masus. On või? Ei ole ju. Pool inimkonnast ei ole ju masus. Jumal hoidku, vaadake lahtiste silmadega. Ja raha ei ole ju vähemaks läinud ja raha ei ole ära kadunud. Ta ei ole ära põlenud, ta ei ole kuskile kadunud. Lihtsalt inimesed ei oska raha ligi tõmmata. See, mida sa nüüd kuulutad ja tahad ja millesse sa usud, sellise kogemuse saad. Kui sa usud, et sina saad kannatada masu poolt, siis sina saad kannatada masu poolt. Usk loob kogemuse, ma ei räägi religioonist. Usud, et sinul läheb kõik hästi, siis sinul läheb kõik hästi, aga sa pead seda siiralt uskuma. Aga kui sa hakkad kahtlema, siis sa kustutad oma usu maha. See ongi ka loomise juurde kuuluv asi, et jääda kindlaks sellele, millesse sa usud. Isegi kui see näeb võimatu. Isegi kui see näeb täiesti ei ole võimalik. No, mis te räägite? Ka siis. Mul on ju ka lähikondlased. Minu lähikondlased ütlevad, mis asi, masu või? Mis asi see on? Ja neil läheb kõigil hästi? Absoluutselt. Sellepärast, et nemad on otsustanud niimoodi, et nendel läheb hästi. Nemad usuvad sellesse, et nendel läheb hästi. Nad usuvad iseendasse, et nendel läheb hästi. Nad usuvad oma loomejõusse, nad usuvad oma väesse luua. Ja neil läheb hästi. Mul on palju niisuguseid tegelasi tuttavaid ja mul on kokkupuuted nendega olnud, kes on suurte firmade juhid. Neil ei lähe halvasti. Nad ütlevad küll, et jah, teataval määral nagu tõmbub tagasi, kuidagi asi läheb vaiksemalt, aga mingisugust masu ei ole. Ja need on niisugused firmade juhid, kes oskavad sõna otseses mõttes luua. Ja nad õpetavad seda ka oma nendele alluvatele ja keskastme juhtidele, kuidas seda teha. Kõik ei ole masus. See on sinu oma valik, kumba poole sa valid. Masu juurest teise tänapäeva ühiskonna ühe sellise väga tugeva ja terava teemani, mis on konkurents. Et ma just, kuna mu sõprade lapsedki hakkavad kooli minema ja siis ma vaatan vahest, kuidas juba lastele pannakse selline pinge peale, sest et ta peab juba enne kooli nii palju õppima, et ta saaks eliitkooli, sest et nii tugev konkurents, me elame konkurentsi ajastul selleks, et ellu jääda, sa pead muudkui võitlema, teistest parem olema. Mis sul selle kohta öelda on? Selle kohta on seda öelda, et me ei lase endal oma meeldivate tunnete järgi minna ja oma sisemise südame meeldivuse järgi, vaid meil on peale õpetatud, et kui sa saavutad elus midagi, kui sul on maja, kui sul on hästi suur palk, kui sa oled väga mainekas, oled tähtsa koha peal, oled mingisuguse poliitilise jõu eesotsas ja nii edasi, et siis oled sina õnnelik ja siis oled sina edukas. Meile õpetatakse seda. See ei anna sisemist rahuldust. See annab ainult iseenda kulutamise
Ja kuni ühel hetkel see inimene, kes seda radale pidi läheb, saab aru, et ta ei olegi õnnelik. Tal ei olegi sisemist rahulolu. Ja ta on üritanud seda teha meeleheitlikult olla teistest parem. Konkurents on üles ehitatud sellele, et ma saan õnnelik olla ainult siis ja sel juhul, kui ma olen teistest parem. Aga me oleme üksteise suhtes võrreldamatud, kuidas me saame olla teistest parem. Me oleme need, kes me ise oleme. Ja kui me teeme seda asja, mis meile meeldib ja me tunneme sellest rahuldust, ei ole vaja mingisugust konkurentsi. Me ei saavuta sisemist rahulolu, kui ma olen teistest parem ja kui ma tunnengi seda 5 minutit, siis 5 minuti pärast ma tunnen, et ikka on midagi puudu. Aga mis asi see puudu on, ei tee endale selgeks. Ju siis on vaja veel üks kõrgkool läbi käia, ju siis on vaja veel kõrgem ametikoht saavutada, võib-olla siis on vaja veel teine mersu vastu. Ja siis, kui me siis teeme seda, ikka ei ole rahul, no mis siis viga on? Aga mis siis on viga? Viga on selles, et sa ei tee seda, mis sul südamest tuleb. Sa ei tee seda, mis sulle meeldib. Sa ei tee seda, milleks sa siia maa peale tulid. Aga miks siis inimesed kogu aeg otsivad heakskiitu ümbritsevalt, teistelt, ühiskonnalt? Sellepärast, et nad ei väärtusta ise ennast. Aga äkki siis, kui keegi mind kiidab, siis võib-olla minu väärtus ehk tõuseb. Oi, ärge selle peale küll üles midagi ehitage, sellepärast, et teise kiitus on nagu õletuli, mis kustub paari sekundi pärast ja sellel ei ole mitte mingisugust väärtuslikku omadust. Kõige väärtuslikum on, kui te ise ennast tunnete, et te olete väärtuslik tehes seda, mis on teile endale meele järgi. Tunnustuse tahtmine tähendabki seda, et ma ei usu ise endasse, et ma olen väärtuslik. No kui keegi teine ikka ütleb, et ma olen, no siis äkki ma ikka olen. Ei ole. Teise tunnustamine, teise kiitmine ei tõsta meie väärtust mitte üldse, mitte mingil viisil. See on ka niimoodi, et eile õhtul ütles, täna juba on meelest läin ja ma tunnen ennast jällegi, et ma olen väärtusetu. No siis tahan täna uut tunnustust saada, et keegi jälle kiidaks. Siis oleme kogu aeg ootel, et keegi meid tõstab, kiidab ja tunnustab. Kas siis kokkuvõtvalt võib selle kohta öelda nii, et väljas tulenev sisemust ei täida, ainult ise saad ennast seespoolt täita? Äkki mitte keegi ei saa ju sind muuta. Mitte keegi ei saa sinu sisse tekitada tundeid. Mitte keegi ei saa sinu väärtusele mitte midagi juurde lisada peale sinu iseenda. Kogu algus ja lõpp algab sinust endast, sinu enda hinnangust, iseenda väärtustamisest, kui väärtuslik sa oled. Ja kallid kuulajad, ma tahan teile öelda, te olete kõik nagu kalliskivid. Te olete nii väärtuslikud, kes on ilus roheline, särav, kes on sinine, kes on punane, kes on kollane, kes on lilla, kõik on väärtuslikud. Ja te kõik peate olema erinevate värvidega, erinevate omadustega, erinevate arusaamadega ja kõik on omal kohal. When I see her dancing, shaking like a ransom, gets me reminiscing about the things we're missing now. Staying up all night and the party's getting started at 3 a.m. and we're just getting started. I love peace and money. I love peace and money. I love when you want me. Everybody wants the money. Everybody loves the money. Where we gonna go now? We've all lost control now. Keep looking at the road now. Where we gonna go now? The city at night gets bigger at night. Everywhere you look there's some place you used to know, but it had to go. Everybody loves the money. Everybody loves the money. Everybody. I love peace and money. I love peace and money. I love when you want me. Everybody wants some money. I love peace and money. I love peace and money.
Everybody wants some money. Everybody, everybody. The sun's coming up and the sun's going down again. The city wakes up and the city stays up again. All the people below us will never even know us. Working for a living, slaving for a little dough. And that's how it goes. Take it back now. Everybody, 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 everybody. Begging for your money, stealing for your money. Everybody money, everybody money, everybody. Everybody, everybody. I love peace and money. I love peace and money. I love when you want me. Everybody wants some money. I love peace and money. I love peace and money. Everybody wants the money. Everybody loves the money. Head Raadio 2 kuulajad, meie tänane retk vaimumaailma avarustesse hakkab lõpule jõudma. Maia Kaate, mul oleks selline küsimus, et mis nõu sa annaksid inimestele, kuidas kogu selles infokiiruses, infomüras, välises tulenevast elurüseluses siis rõõmus meel säilitada? Teate mis? Istuge maha, lõdvestuge ja laske sellel kõik mööda tormata. Selge, saab tehtud. Ja nüüd meie saate lõpuosa juurde, kus üllatus, on tulemas ankeet. Nimelt, kõikidelt oma saatekülalistelt küsin ma 5 väikest küsimust ja ootan sinult siis ka pädevaid vastuseid. Nii, esiteks, mis on elu mõte? Elu mõte on hingeline kasvamine. Mida toob aasta 2012? Väga huvitavaid asju ja üllatusi ja igaühele individuaalselt. Kas selleks on kuidagi võimalik valmistuda? Valmistuge sellega, et vaadake iseenda sisse, tehke kõik negatiivsed tunded, millega te kohtute. Tehke need ringi, sellepärast et energiat tõstavad kogu aeg oma sagedust ja kiirust ja nad toovad teis kõik need pinnale, mis on teie sees madalama sagedusega tunded. Need on kõik need negatiivsed tunded, tehke ennast nendest klaariks, siis te saate suurte üllatuste osaliseks. Kas sa tahad meid valgustada, mis üllatusi tulemas on? Oi, see on täiesti individuaalne ja igal ühel isemoodi. Ma ei saa seda valgustada, sest ma ei tea. Nii, järgmine küsimus on selline, et kui sind, Maia Kaate, pannakse meie planeedi ja inimkonna esindajana edasi ütlema tervitussõnu tegelastele kosmosest, ehk siis kui toimub nii-öelda avalik tervituskohtumine, mida sa neile ütleksid? Mul on rõõm teiega kohtuda ja mul on nii hea meel, et te olete olemas. Mida peaks iga inimene teadma ja tegema, et olla õnnelik? Kuulama oma südant. Mis infot sa soovitad veel otsida, leida, mis teemasid uurida? On sul mõni märksõna, mida inimene võiks omal käel veel juurde uurida? Iseennast uurida. Aga iseennast uurida, see tähendab seda, et saate teada, mida te sisaldate. Ja kui te saate teada, mida te sisaldate, kas need on head tunded, on need halvad tunded, te saate neid ringi teha. Suurimad tänud sulle, Maia Kaate, stuudiosse tulemast ja kuulajatele oma mõtteid ja tarkust vahendamast. Ja teile, kallid kuulajad, teadmiseks veel, et on aeg minna internetti, otsida üles Raadio 2 kodulehekülg www.r2.ee, minna foorumisse, saate Hallo Kosmos lehekülje all ja kirjutada sinna, mida teie olete oma ellu loonud, universumist tõmmanud, manifesteerinud. Et need ei pea olema ainult sellised suured vaimsed teemad, need võivad olla ka juhtumised, sündmused, esemed, asjad, mis iganes. Nii et kirjutage meile, mida te olete manifesteerinud ja kirjutajate vahel loosin välja Maia Kaate välja taga raamatuid Loomise õpetus.
Lisaks on meie kodulehel ka eelmises saates külas käinud Igor Volke üks lisalõik teemal Merivälja juhtum ehk siis Eesti UFO Roswelli case. Suurim tänu teile kuulamast. Ma kohtun teiega taas järgmisel pühapäeval. Külas on kindlasti üks väga-väga huvitav inimene, kellel on järjekordselt väga erilised maailmavaated, mõtted ja jutud. Mina olen Ingrid Peek ja aitäh Mai Väljatagale ning kohtume juba nädala pärast. Olge teadvel ja olge õnnelikud. Halloo kosmos. What the hell is going on? The dust has only just begun to fall. Crop circles in the carpet, sinking feeling. Spin me round again and rub my eyes. This can't be happening when busy streets a mess with people would stop to hold their heads heavy. Hide and seek. Trains and sewing machines. All those years, they were here first. Oily marks appear on walls where pleasure moments hung before the takeover, the sweeping insensitivity of this still life. Hide and seek. Trains and soaring machines catch me around here. Blood and they were here first. What you say? That you only meant well, well, 'cause you did. What you say? That it's all for the best, 'cause it is. What you say? That it's just what we need. You decided this. What you say? What did she say? Ransom notes keep falling out your mouth. Mid-sweet talk news, people are cut. Speak no, feeling no. I don't believe you. You don't care a bit. You don't care a bit. Ransom notes keep falling out your mouth. Mid-sweet talk news, people are cut. Speak no, feeling no. You don't care a bit. You don't care. You don't care a bit. 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 Raadio 2.